No nii, tervist jälle. Täna ma teen jälle selle video autost. Mul on mingi autoga teema, vaata. Ma juba mõtlesin, et võiks panna selle nimeks näiteks Car Chat Vol 1. Oi jah, tali. Aga tegelikult õues saab vihma, nii et ma mõtlesin, et teeme seekord siis video, sest mul tekkis tunne, et räägiks sellisel teemal, mis mul eile ülesse tuli. Ja see teema on siis see, et mis on minu vana mina ja missugune minu uus mina. Ja ma tegin eile ühte meditatsiooni, eile õhtul siis enne magama minekut. Ja selle meditatsiooni käigus oli siis see hetk, kus ma sain aru, et ma olen olnud justkui selles mineviku mina kütkeis või väga palju, ühesõnaga, et ma olen nagu elanud justkui seda mineviku vormi igatepidi läbi. Ma tean ju täpselt, kes ma olen olnud ja ma tean, kui pika tee ma olen läbi käinud. Aga nüüd on aeg minna nii-öelda sellesse minu uude versiooni. Ehk siis ma näen seda, et meil ei ole vaja enam seda vana mina, mis me oleme olnud, enam kaasas kanda. Et on aeg justkui nagu öeldakse lahti lasta seda vana mina ja lubada sellel uuel minal justkui sündida, justkui areneda ja justkui leida. Et see tähendabki seda, et kui ma eile selle meditatsiooni käigus hakkasin mõtlema, et missugune on see versioon, see tuleviku versioon minust, see uus mina, see kõige parim versioon, mis ma suudan endale ette kujutada. Ja see tunne läks nagu nii ägedaks, sest ma sain aru, et ma suutsin ühenduda, nagu öeldakse selle, sest kuidas öelda, see tuleviku versiooni mina on minu jaoks hästi perfektne või ta ei ole perfektne, ma ei ütleks võib-olla ka seda, sest kellegi silmis midagi võib-olla ikkagi ei ole päris nii. Aga minu silmis sellel hetkel nagu tundus väga perfektne, ehk võib-olla täielik, mitte täiuslik, aga täielik. Et ma sain aru, kui käega katsutav see võib olla. Ja ma hakkasin nagu selle meditatsiooni käigus justkui seda ette kujutama või visualiseerima seda minu uut mina. Ja hakkasin seda nagu, ütleme, enda sisse hingama ja ma hakkasin selle sisse nagu sulanduma, et iga rakk justkui ühtis selle uue minu versiooniga. Ja ma näengi seda, et kui me oleme vanas maailmas selles niinimetatud 3. dimensioonis, siis me elamegi neid vanu traumasid läbi ja kõike seda, siis on aeg hakata sellest lahti laskma. Meil on vaja selles mõttes jah, et me peame enda, nagu öeldakse, hinge ravima ja kõike puha, aga me ei pea seda traumat või mis iganes me oleme läbi elanud, seda mina, mis me oleme siiamaani olnud, enam nagu kaasas kandma, vaid on aeg, nagu öeldakse, enda ülimaks minaks või oma suurimaks või kõrgemaks minaks. Ehk siis meil on aeg leida iseennast kõige paremas versioonis. Ja teate, sellel momendil tekib sul tunne, et sa oled täielik. Ja kui sa oled täielik, siis sa oled rahus. Sa oled rahus iseendaga, sa oled rahul ja sa oled õnnelik. See on nii äge tunne. Ja see oli nii fucking awesome! Et see, ütleme see, kui ma võrdan neid kahte versiooni minust, see vana mina ja see uus mina, siis see uus mina on nii vitaalne, nii vaba, nii väljendusrohke, nii elav, nii, ma ei oska kohe seda seletada, selline täis nagu elu ja naudingut, kõike seda, mida ma olen oma haripunktis tihti peale. Ja kas sina oled mõelnud, missugune on see sinu kõige parem versioon? Kas sa tahaksid olla
see versioon juba varsti, võib-olla juba täna. Et võib-olla see versioon, mida sa lood, see tundub sulle võib-olla isegi alguses nii kauge, siis mina soovitan mõista, et sellel hetkel, kui sina selle oma uue versiooniga või selle kõige parema versiooniga, mis sa suudad ette kujutada, nagu öeldakse, sulandud või hingad ühte, siis mõista, et see on sinu tuleviku sina, kes saadab selle versiooni sulle sellel hetkel, et sa saaksid ühendust. Ja see on nii fucking äge. Mul eile oli täiesti nagu öösel nii, et nagu mind-blowing, et nagu see on niisugune ekstaatiline seisund tekib. Ja sa saad jällegi aru, et me oleme loojad. Me tihtipeale ka ütleme vanas maailmas, mis ma näen, me oleme sellised nagu poor little me, ehk siis väike mina või selline, ütleme, keda nagu on võimalik manipuleerida ja kelle üle keegi midagi otsustab või justkui sul ei ole sõnaõigust või sa ei oskagi seda väljendada nii hästi või mis iganes, eks ju. Siis nüüd tuleb sinu see looja olemus tuleb välja. Ehk siis sa ei ole enam ohvri rollis, vaid sa tuled oma jumaliku loomise energiasse. Ja sel momendil, kui sa saad aru jälle, kes sa tegelikult oled, siis usu mind, see tunne on niivõrd võimas. Ja ma soovitan absoluutselt kõigil, kes seda videot vaatab, püüda teha see omal viisil. Ei pea olema nii, nagu mina seda tegin, eks ju. Aga sa võid seda kasutada, kui sul midagi muud pähe ei tule. Aga proovi olla hästi loov, et mis oleks see uus sina, mis elu sa elaksid, millega sa välja näeksid, millega sa tegeleksid. Et see uus mina minu meelest on midagi nii enneolematut, et mina ei saanud küll seda ette kujutada enne veel. Nii, minu kurguchakra annab märku. Igal juhul, mul muud pikka juttu ei ole. Otsime seda 5. dimensiooni kõrgemat mina, seda jumalikku olemust. Ja ärge unustage, see siin on jumalate kool. Nii et otsime üles selle oma jumaliku poole ja hakkame looma teadlikult. Aga seniks olge tublid.